Nii, aga me oleme nüüd laivis ja vaikselt hakkavad inimesed tulema, ma juba näen, et ootame mõnda aega, laseme inimestel sisse tulla. Ja tegelikult ilmad on ju läinud nii ilusaks, et ma kujutan ette, et päris paljud veedavad oma ilusad, siin ma ei tea, mis ilmateade muidugi näitab, aga praegu näitab, aga ma vaatasin, et mõne aja pärast on jälle vihma tulemas, nii et praegu on paljudel kindlasti väljas ka viimast nautida. Ja eks see on päris suur väljakutse inimestele, et kas tulla nüüd siia arvuti taha vaatama seda või minna nautima seda ilusat ilma. Ja just. Aga ootame veel mõned minutid, joon tassi kohvi ja siis varsti me saame alustada. Kas sa oled, Argo, ujuja ka? Käid sa ujumas? Ja ma olen ujuja, kuid ma nüüd ütleme mingi 1,5 nädalat ei ole käinud, aga muidu mul oli ka selline esimene aasta taliujumist, et kus ma siis iga hommiku ikkagi praktiseerisin seda ja võtsingi endale sellise eesmärgi, et 1 aasta teen terve selle ringi ära ja vaatan, kuidas siis välja tuleb ja ääretult äge kogemus oli, et just sellepärast, et meil ju siin kliimas on ju 4 aasta aega, et need vahelduvad, iga aasta aega on oma nii-öelda väljakutsed ja sellised eripärad ja see on, ma ise ei uskunud, et ma nagu suudan päris taliujumist nagu läbi teha, et ma lähengi täiesti jääaukuga, aga tegelikult samm-sammult sai mindud ja täitsa enda jaoks oli ka üllatus. Ja see on, vähemalt mina oma tutvusringkonnas olen märganud, et talisuuplemine on sellel aastal just eriti populaarne, et see on tegelikult väga äge. Hästi palju inimesi, et see ongi selles mõttes täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, hästi äge, et inimesed nagu, ise ma nägingi seda, et kui me räägime mingist nagu piirangutest asjadest, siis see oli nagu üks tegevus, mis sa saad nagu ise ka enda jaoks teha, mis aitab su immuunsüsteemi tugevdada, kõik selline, ja mis ei nõua sinu käest mingit rahalisi, siis ütleme mingit panustamisi või midagi sellist, et otsidki endale selle koha jõe ääres või kuskil meres ja lähed teed ära selle 1-2 minutit ja just, julgust on vaja lihtsalt peale hakkamist. Et see külm vesi võib hirmutada. Mina ei ole käinud talisuplamas. Mul on sõpru, kes on mind korduvalt kutsunud, aga no mul ei ole vist seda julgust, tuleb välja. Aga seest ma käin varahommikuti koeraga jalutamas, nii et ma teen vähemalt seda endale. Aga ma küsin lihtsalt seda, et mis see hirm nagu siis on või mis sa nagu kardad, et mis sind tagasi hoiab siis selle puhul, et taliujumist? Väga hea küsimus. Ma ei tea, ma arvan, et seal võib olla taga lisaks hirmule, kas see võib olla hirm, võib-olla on see laiskus, et ma ei viitsigi ennast välja ajada. Hirm võib-olla, ma ei tea tegelikult, kas see on päriselt hirm, ma arvan, et see on pigem laiskus. Kui ma nüüd päris aus olen, et minna sinna ja minna sellesse külma vette. Ma ei tea, ma arvan, et seal on pigem suurem osa laiskust kui hirmu. Ma pean tõdema. No ma ütlen siis seda, et näiteks minul sai taliujumine alguse selliselt, et ma läksin ühte sõpra viimas ja Pärnusse Uue silla all ujuma. Ja see oli aprilli kuskil keskel, eelmine aasta siis. Ja lihtsalt vaatasin, et on päris hull inimene, et lähebki selle, et kehad olid poolsinised inimestele läksid. Ja siis ma kunagi polnud selle peale mõelnud ja ma ütlesin ka, et kindlasti see nagu mind ei kõneta absoluutselt, sest mul ei ole kunagi peast läbi käinud, et võiks taliujumisega tegeleda. Ja siis oligi lihtsalt see tunne, et ma proovin korra. Ja see 1 kord ja sellest saigi põhimõtteliselt nagu igapäevaselt terve aasta sai käidud. Et kindlasti julgustan, et kindlasti proovi korraks, et võib-olla sa tõesti avastad midagi enda jaoks. Ja, 1 lükke. Ja, aga me oleme nüüd peaaegu 5 minutit oodanud. Ma loodan, et kõik, kes on täna tulnud siia ja kõik, kes on soovinud tulla, on lõpuks jõudnud. Janek juba ütleb tere kõigile. Tere sulle ka, Janek. Ja ma arvan, et alustame siis oma tänase webinariga. Et on tore teid kõiki siin näha ja ma räägin siis natukene endast, et mina olen Agnes, ma olen Forward Space'i kaasasutaja ja vabatahtlik ja minu igapäevatöö on siis ettevõttes Patchtech, mis siis tegeleb küberturbega ja mina tegelen seal turundusega. Ja minu üks hästi suur huvi ja kirg on kõik
kõik teemad, mis seostuvad enesearengu ja psühholoogiaga. Ja see on üks põhjus ka, miks ma teen neid webinare, et õppida, et kuulata huvitavaid inimesi, küsida neid küsimusi ja saada ise ka targemaks läbi selle. Ja veel enne, kui ma Argole sõna annan, siis ma tahan võtta lihtsalt väikselt kokku seda, et mis siis täna saama hakkab. Et me räägime täna Argoga, see on täiesti vaba vestlus, et ei ole otseselt mingisugust ranget vormi. On küll ette tehtud mul küsimusi, aga ma julgustan kõiki ka, kes täna kuulamas on, küsima küsimusi. Ei ole lolle küsimusi, ei ole rumalaid küsimusi. Soovitan küsida teemakohalisi küsimusi, aga kõike võib küsida. Argo proovib, ma arvan, kindlasti annab oma parima, et neile vastata. Ja küsimusi võib küsida siis kogu aeg ja ma proovin hoida siis pilku peal ka sellel, kui küsimusi tekib, et siis neid kohe küsida. Aga nüüd ma annangi sõna Argole. Tere, Argo! Tere! Aitäh, et sa oled täna meiega. Ja kõigepealt ma palun sul natukene ennast tutvustada, et räägi, millega sa igapäevaselt tegeled või mis sinu hobid on, et mis täidab sinu igapäeva? No hetkel mul on selline huvitav periood, et ma tegelen päris paljude asjadega, aga ma võib-olla alustaks natuke sealt, et mis ma eelnevalt nagu teinud olen. Olen teinud ettevõtlust 7,5 aastat Soome pool. Ütleme siis ehituse poole pealt, tellingu poole pealt, mingi aeg sai see ettevõte siis ära müüdud, siis sai ka Hispaanias elatud natukene proovitud. See on mul üks siuke hästi ammune unistus kunagi nagu elada seal, siis sai perega seal käidud ja peale seda siis ütleme siuke 7-8 aastat olen siis olnud müügis rohkem, et see on kuskil kõnetanud mind, et olen teinud soovitusturundust ja olen teinud otsemüüki kaubanduskeskustes ja praegu ongi siis selline periood, kus ma vaatan ja katsetan erinevaid asju, et üles leida siis see tõeline kutsumus, siis, milleks ma olen loodud, hästi palju annan endale selliseid võimalusi. Ja igapäevaselt ütlen praegu siis seoses nende piirangute ajal midagi väga ei ole teinud. Ilmselt täna me jõuame seda teemat ka puudutada, et jõuame selle Kella 5 klubi juurde, et see on üks siis see projekt, mis on olnud juba viimased aasta natuke peale selline hästi hingelähedane asi, et just selle koha pealt jagada väärtust inimestele ja tõsta siis teadlikkus selle koha pealt, et mida see varajane ärkamine tähendab ja kuidas siis inimesed saaksid täpselt samamoodi neid rutiine sisse viia ja juurutada, mida me siis siin ise ette näitame. Hästi ajakohane on need piirangud ja kõik see, et kas see on sinu elu palju muutnud või ütleksid sa pigem, et mitte nii väga, et on see sinu elu häirinud või teinud huvitavamaks või paremaks või on see loonud mingeid uusi võimalusi? No jah, kui ma algselt nagu mõtlen selle peale, siis algselt tundus kindlasti see, et nad nagu segavad ja ei lase mul seda asja teha, aga teise külje pealt ma nüüd vaatan tagantjärgi, siis see oli nagu väga hea aeg, nagu korra aeg maha võtta, vaadata nagu natukene ümberringi, mis toimub, sest muidu oli kogu kiire ja tegelikult selle piirangute siis esimese laine ajal see Kella 5 klubiline tegevus sündiski üldse. Et kuna oli siuke kodus olemise periood ja siis sellest hakkaski ühe sõbraga see asi pihta, et hakkasime kokku saama ja hakkasime lihtsalt selliseid positiivseid mõtteid jagama hommikul vara. Sealt läks edasi, lõpuks tuli Kella 5-ne, siis tuli ujumine, siis mingid inimesed kirjutasid, et kuule, mis te teete seal jõe ääres, me tuleme ka ja kuidagi hästi see mõte kandis ja sealt sai nagu see algus. Et mina pigem nimetaks seda, et siuke uus ajast on minu jaoks alganud ja siuke hästi põnev, et ei saa küll öelda, et midagi oleks nüüd hästi halvasti, vaid et siuksed uued tuuled ja uued suunad on pigem. Väga lahe. Kui juba Kella 5 klubi me mainisime, et äkki sa räägid natukene Kella 5 klubi loomisest, enda rollist, millega sa iga päev tegeled seal ja mida siis Kella 5 klubi üldse teeb laiemalt? Jah, okei, ma üritan seda võimalikult lühidalt ja lihtsalt kokku võtta, et nagu ma just mainisin, et alguse sai ta siis tegelikult eelmise aasta, ütleme, ametlik kuupäev on meil siis 1. mai, et just oli meil ka väike sünnipäev, mis me pidasime seal, aga idee sündiski sellest, et oli esimene piirangute laine, kõik olid kodus
ühe sõbra Otiga sai siis nagu kokku lepitud selline mõte või idee, et võiks hommikuti kokku saada kuskil 6 paiku, lihtsalt arutada nagu maailma asju ja üksteisele sellist positiivset energiat nagu süstida ja rääkida erinevatel teemadel. Ja loomulikult käis sinna juurde ka siis see, et hakata tegema selliseid asju, kus viia ennast nagu teadlikult mugavustsoonist välja. Teha selliseid asju, mis on natuke hirmutavad, aga samas me teame, et see nagu kasvatab sind edasi. Ja ma mäletan väga hästi, et me kohtusime Pärnu jõe kaldal ja esimene asi, mis me tegema hakkasime hommikul kella 6 olid siis live-videod, Facebook live'id, et hakkasime lihtsalt midagi jagama oma nii-öelda ajajoonel või mingites gruppides, mis meil endal olid, et lihtsalt see väike esinemishirm, mis sul on, et siis lihtsalt seda võib-olla nii-öelda mugavustsoonist välja ja ennast nagu kasvatada. Ja siis peale seda inimesed hakkasid kirjutamagi, et mis teete seal jõe ääres ja mis teil toimub seal ja siis tulid seal paar inimest juurde. Siis tekkis meil mingi aeg nii-öelda see, et võiks hoopis 5 kokku saada, mitte kella 6. Siis tuli juurde ujumine, mida ma ise siis esimest korda kogesin ja sealt hakkas vaikselt minema. Ja tegelikult see klubi on ikkagi sündinud mitte siis ainult minu ja Oti algatusel, vaid sinna tuli inimesi juurde. Ja täna ma ütlekski, et kogu see klubi on ikkagi loodud kogu nende klubi liikmete poolt, et meil on sihuke, kus me arutame erinevaid teemasid koos, kaasame sinna klubi liikmed, et see ei ole see, et meie nüüd kõik otsustame siin, aga praegu üldiselt on meil seal siis 4 inimest eesotsas, kes on sellised aktiivsed selle klubi vedajad, pluss siis 240 klubi liiget ka, kes meil Facebookis on. Aga klubi vedajad siis, kas nad kutsuvad siis inimesed kokku, lepitakse kokku, et on koos ujumine või mida klubi vedajad siis täpsemalt teevad? No ütleme, meil on erinevad, et osad inimesed, kes ei taha nagu, osad inimesed on ka näiteks Tallinnas, osad inimesed on Rakveres, et me ei suuda nagu kõike kokku viia selle, aga meil on selline ühine Facebooki grupp, kus meil on nagu tavaks on saanud see, et iga hommikul kella 7 me jagame seal mingit väärtust. Erinevad inimesed saavad oma kogemusi jagada, kes tulid klubisse, et millised on võib-olla kõige raskemad takistused, kui nad alustavad seda nii-öelda teekonda. Siis meil on ühisüritused, mida me oleme teinud, et inimesed saaksid üksteisega tutvuda. Ja eks meil siis ütleme, selle 4 inimesel on ikkagi see roll, et me nagu mingid ideed käime välja, veame seda asja ja eesmärk on siis ikkagi seda suuremaks nagu ehitada, ja tõsta siis teadlikkust erinevates valdkondades, et algus oli pigem see, et see varajane ärkamine, kuid täna oleme sinna juurde pannud erinevaid asju, tegevusi, nii jooga, nii meditatsioon, hingamine, karastamine, et inimesed, kes tulevad klubisse, kellel on mingi teadlikkus, siis nad nagu hea meelega jagavad seda väärtust seal ja siis selle arvelt tegelikult ju kõik saavad areneda koos. Väga äge. Kui meil on teemaks täna harjumused ja mugavustsoon, et siis ma tahaks küsida sinult seda, et mis see sõna harjumus sinu jaoks üldse tähendab? Harjumus. Kui ma võib-olla väga lihtsas keeles võib-olla ütleks, siis minu jaoks see tähendab mingeid kindlaid tegevusi igapäevaselt, mida sa teed, mille nimel sa ei pea siis pingutama või sa ei pea nagu mõtlema, et kuidas seda tegevust teha. Ehk see on sinu jaoks täiesti siis nii-öelda alateadlik programm või automaatne tegevus. Võib-olla kõige lihtsam näide on üks on nagu hammaste pesemine või ma ei tea, autoga sõitmine, et sa ei mõtle, et ma vajutan nüüd sidurit või vajutan gaasi, vaid see on lihtsalt nagu üks programm, mida sa teed. Et võib-olla sihuke seletus. Ja kui ma räägin mugavustsoonist või kui sa räägid mugavustsoonist, siis mis tähendab mugavustsoon sinu jaoks? Mugavustsoon. Kõige lihtsam selgitus, kuidas ma enda nägemuses seda näen, on võib-olla see, et mugavustsoonis ongi mugav olla, et sul ei ole seal ei ühtegi sellist pingelist või sihukest hirmutavat olukorda, et mina ise näen täna enda puhul seda, et kui ma räägin mingist tegevusest, mis on mugavustsoonist väljas, siis see minu jaoks nagu tekitab sellist väikest hirmu, aga see hirm on pigem selline, et ta ei ole nagu nii hulluti hirmutav, vaid seal on ka selline teine osapool, et see nagu tekib mingi väike inspiratsioon, et nagu tahaks seda proovida ikkagi, samas ma ei tea, kuidas see välja tuleb. Et kui ma selle järgi ma mõõdan ise, et näiteks üks näide, mida ma võin tuua siin on see, et see hommikune karastamine, et ma tegin seda peaaegu aasta aega hommiku kella 6. Ja siis see oligi nagu see, et kui ma alustasin kevadel, siis kõik oli väljas, oli valge, käisid hommikul 6 ujumas, vesi oli soe ja siis sügise poole hakkas järjest minema külmemaks, läks pimedamaks.
Ja siis ma väga hästi mäletan, et õhtul mõtlesin, okei, hommikul lähen 6 ujuma, polegi midagi hull. Hommikul kell tirises 5, ärkasid üles, vaatasid, et väljas on täiesti kottpime. Ja siis hommikul sõidad autoga, siis tunneb, kus süda taob sees, vaikselt tõk-tõk, et ei tea, kuidas ma sinna jääauku täna lähen. Et see on nagu see, kuidas ma nagu võib-olla mõõdan seda, et kui mitte mingit sellist emotsiooni ei teki või väikest sihukest ärevust, siis see nagu, see ongi sihuke mugavustsoonis olev tegevus, et mis võib-olla ei arenda sind või. Okei, aga kui nüüd rääkida sellest, et minna nüüd ajast natuke tagasi, et kuidas sa alustasid sellega, et no, ma saan aru, et see Kella 5 klubi ja see, et see ujumine tekkis täiesti juhuslikult, et sa läksid kaasa ja siis sa läksid ujuma. Aga mis hetkel sa avastasid seda, et sul on tekkinud mingisugused harjumused, et näiteks kui te alustasite seda laivide tegemist ja nii edasi, et mis hetkel sa said aru, et sa oled loonud endale harjumuse? Kas sa üldse teadvustasid seda niimoodi? No ma arvan, et siis, kui see klubi sai loodud aasta tagasi ja natuke rohkem, siis tegelikult oli see teadlikkus juba või teadvus selle koha pealt olemas. Sest ega enne seda klubi loomist ma olen ka üritanud hästi palju nagu luua endale mingit tegevusi, mingid harjumused, see pole lihtsalt välja tulnud. Et ma arvan, et see info ei olnud veel minuni nagu terviklikult jõudnud, sest ma väga hästi mäletan, et 2018 mul oli telefonimärkmikus kirjas, et ma olin proovinud kella 5 ärkamist. Ja ma mäletan, see nägi välja selliselt, et ma tulin magamistoast välja, läksin nagu teise tuppa ja ma jäin lihtsalt magama seal. Et ma olin seda mingi 3-4 päeva proovinud ja siis ma olin selle nagu las ta olla, see oli minu jaoks. Ja pigem olid võib-olla need tegevused sellised, et tegid mingi aeg ja siis nagu oli see läinud. Et nüüd, kui see klubi sai asutatud, siis me nagu päris tugevalt hakkasime vaatama nende harjumuste nagu sisse, et nagu mis siis nagu tõesti on vaja teha selleks, et need harjumused sisse viia ja teadvustama seda, et iga selle harjumuse sisse viimiseks, et see ei ole lihtne, et kui see oleks lihtne, ükstapuha millist harjumust täna sisse viia, kui me räägime mingist sellisest negatiivsest harjumusest, siis see nõuab ikkagi eneseületamist. Ja et ma arvangi, et see teadlikkus tuli võib-olla koos selle klubi asutamisega, et sihuke aasta-poolteist tagasi hakkasime nagu tõsisemalt vaatama seda, et okei, et ise katsetasid seda, et millised olid need siis nagu kogemused, milline oli see tagasiside, kuidas su keha käitus, et kõik, mismoodi sul nagu mõistuse see hääl toimis, et tihtipeale on ju see, et tuleb see langusperiood, kus sa alustad mingi harjumuse sisseviimist ja siis ongi nagu küsimus see, et mis sa teed seal nagu, et kas sa nagu push'id edasi seal mõnes mõttes või on siis see, et okei, ma annan alla. Et ma arvan, sihuke aasta-poolteist on võib-olla sihuke fookus olnud sellele ka, et kuidas neid asju siis täpsemalt nagu sisse viia. Aga kui sa oled näinud teisi näiteks enda ümber inimesi, et need, kes proovivad ka, et nüüd ma hakkangi kell 5 hommikul ärkama, ja nad näevad, et see ei tule, või tähendab, sina näed, et see ei tule välja, et kuidas sellisel hetkel nagu saada üle sellest, et ma ei saa hakkama või samamoodi nagu minu näide, et mind on ka kutsutud ujuma, aga ma ei ole läinud. Kuidas sina ennast näiteks sellisel hetkel oled aidanud, kui sul on selliseid hetki olnud? Et kui mul on raske olnud nagu mingi harjumuse sisseviimiseks, mõtled seda? Just. Pigem ma olengi nagu võtnud endale sellise suuna, et kui ma tahan mingit harjumust sisse viia, et siis ma olengi enda jaoks selle lahti mõtestanud, et mis on see nagu eesmärk, miks ma tahan seda sisse viia. Et mul ei ole kunagi olnud, kunagi kindlasti on, aga nüüd siin viimased 1,5 aastat ei ole olnud ühtegi sellist harjumuse sisseviimist, et ma lihtsalt niisama tahaks teha seda, vaid selle taga on alati mingi sügavam eesmärk või mingi põhjus. Ja põhjus on selle jaoks pandud või üles otsitud, et kui tuleb see nüüd raske aeg, nagu sa just ütlesid, siis sa korra võtadki selle hetke mõtlemiseks, et aga miks ma seda teen täna. Ja siis on see nagu see periood palju lihtsam võib-olla üle elada. Sest et ma ütlen, et ega ei ole lihtne kella 5 ärgata. Sa võid mingi perioodi ärgata, aga kui sa tahad seda nagu teha endale ikkagi elustiiliks, et sa nagu igapäevaselt ärkad, et see nagu ei kurna sinu keha ja sa oled välja puhanud, kõik see uneaeg sinna juurde kõik, siis tegelikult see on keeruline. Et kui teadlased räägivad täna näiteks, et 21 päeva läheb aega, et harjumuse sisse viimiseks ja 66 päeva vist mingi raku tasandil, nagu väidavad, siis mina võin julgelt öelda, et minul läks
kella 5 ärkamise peale 6 kuud. Et see täielikult automaatseks muutuks, et see täielikult, et niimoodi, et ma ärkan hommikul ülesse, ma ei ole järgmine päev väsinud, kõik selle uneaja režiimi paika saamine, kõik see asi, et noh, et see ei ole lihtsalt see, et sa ärkad, vaid seal taga on ka muud asjad, sest uneaeg on minu arust, võiks öelda, üks kõige olulisem asi seal, et sa saaksid jätkusuutlikult teha seda nagu. Jah, kui ma mõtlen ise ka kella 5 peale, et mina olen ka pigem hilisem ärkaja ja see on ka võib-olla natukene hirmutav, et kui ma ärkan kell 5 hommikul, et siis mis kell ma magama lähen, et kuidagi kell 5 tundub minu jaoks ju alles öö, et mis kell sa siis magama lähed õhtul? Et see on nagu sihuke kõige põhilisem küsimus, mida küsitakse, et kuule, mis kell sa siis magama lähed, on ju. Ma ütlen siin ära, et siin on täiesti erinev, sa ei saa võtta nagu üheselt, sest inimesed on erinevad inimtüübid, et seda peab igaüks ise katsetama, kui palju on tema siis nii-öelda normaalne uneaeg, mille puhul sa siis järgmine päev oled produktiivne, et sa ei pea päeval siis mingi power näppe kogu aeg tegema, sest muidu ei ole sellel mõtet. Ja mina siis nii-öelda katsetasin ja minu jaoks on see hetkel siis on 7 tundi. Mina magan 7 tundi ja üldjuhul ma lähengi siis magama 9:30 või siis mingi 10:30. Et mul lihtsalt, kui sa saad selle rutiini sisse, siis sa lihtsalt oled väsinud, sest sa ärkad tunduvalt varem ülesse ja kui õhtul kell on juba 9 ja 9:30, siis sa tunned juba, et noh, sa oled väsinud ja sa lähed õigel ajal magama ja see on nagu see on see kõige alus, ma ütleks, sest noh, ma olen näinud inimesi, kes tulevad ja noh, ongi niimoodi, et nad lähevad 1-2 aeg magama, 5 ärkavad, teevad nädal aega ära, teevad oma kehale tunduvalt rohkem liiga sellega ja noh, pikalt seda teha ei saa, et see on nagu lihtsalt keha tapmine, ma ise näen seda. Aga kui minna nüüd hetkeks tagasi veel harjumuste juurde ja just halbade harjumuste juurde, siis ma olen endale pannud ka küsimuse, sest ma väga tahaks sinu arvamust selle kohta, et miks sina arvad, et miks inimestel on lihtsam luua halbu harjumusi kui häid harjumusi? Halb ja hea muidugi on loomulikult väga subjektiivne, aga ütleme halbade harjumuste kohta näiteks teleka vaatamine või kaua magamine või teleka ees snäkkide söömine või näiteks suitsetamine või sellised asjad. No see on väga hea küsimus, et ma ei ole isegi võib-olla selle peale nii nagu sügavuti mõelnud, aga ma ise arvan, et näiteks kui mingi suitsetamine või toome siin mingi näite, ma ei tea, mingi magusa söömine või mingi rämpstoit või et ma arvan, et see on ikkagi seotud midagi alateadlikult mingite naudingutega. Et kas see tegevus tekitab sulle mingit naudingut või pigem on seal nagu mingi vastupidine efekt. Et ma ei tea, nagu ma ei ole nagu teaduslikult seda kõike uurinud, et ma arvan, et see on midagi nagu sellega seotud, et jah, ma täpselt nagu ei tea seda, et kuidas ja miks see põhjustatud on, miks see just nii on. Eks see on täitsa võimalik, et see võib olla ka nagu väga psühholoogiline, on ju, et sa saad sealt midagi siis äkki, ma ei tea, suitsetamine saab äkki kas siis olla sotsiaalset või kuidagi või siis magusa vajadus võib tulla kuskilt muult mingisugune energiapuudus või mingi äkki sellised asjad. Ja, et seal on ka, et ei tea, mis hormooni keha toodab selle ajal, et võib-olla ongi see, et tekib nagu mingi väike sõltuvus sellest või mingi asi, et aga noh, ma arvan ka, et paljud asjad on kindlasti sellised, mis on juba mingi keskkonna poolt võib-olla inimestele väga pikalt sisse loodud näiteks, sest ma näen, et keskkond täna mõjutab ka väga palju inimesi. Kui sa ikkagi oled näiteks sellises keskkonnas, kus kõik suitsetavad, siis on sul väga raske sellest suitsetamisest loobuda või vastupidi, et väga lihtne on sul näiteks vastupidiselt, kui 5 inimest ei suitseta ja sina oled suitsetaja, lähed sinna keskkonda, siis on tunduvalt lihtsam seal ka nagu jälle ennast ümber programmeerida ja suitsetamine lõpetada. Et see on ka kindlasti väga oluline nagu. Kindlasti. Rääkides veel kella 5 klubist, et sul on seal päris palju liikmeid, nagu ma aru saan. Ja kui inimesed on teil liitunud klubiga, siis kas sa oled näinud ka või oled sa rääkinud nende inimestega, et mis on need põhjused, mille pärast inimesed otsustavad, et nüüd ma tahan liituda selle klubiga, et kas on need väärtused, mida jagatakse või on need mingid elu muutvad hetked või tunneb inimene, mis selle taga on, et oled sa rääkinud inimestega? No eks me jooksvalt suhtleme inimestega ka aga meil on seal nagu, kui inimene meie grupiga ühineb, siis me olemegi pannud sinna nagu paar küsimust, et kus sa meid leidsid ja teine küsimus on see, et miks sa soovid kella 5 klubiga ühineda. Kõik ei vasta loomulikult, aga kui me nagu aktsepteerime neid liikmeid sinna gruppi, siis
jooksvalt on nagu, kui ma praegu mõtlen selle peale, on läbi käinudki selline nagu vastus sealt, et just see hommikune ärkamine, et inimeste jaoks on see nii suur challenge ja väljakutse, et nad ei saa seda, nad ei saa kuidagi, et ma ei ole hommikuinimene ja ma ei saa seda ja soovivad siis rohkem infot selle kohta, et kas siis mingisuguseid väikeseid nõuandeid või tihtipeale on ka ju see, et inimene ennem ei usu, kui ta näeb nagu mingit eeskuju ja kui tuleb sinna gruppi ja näeb, et noh, ma toon näite, et meil on 6 korda aastas me teeme selliseid ühist challenge'eid ehk 1 kuu on challenge, siis järgmine kuu on vaba, siis järgmine kuu on jälle challenge ja seal on tavaliselt kuskil 4-5 tegevust, mida me ühiselt teeme ja igas challenge'is alati on üks kindel tegevus on kella 5 ärkamine, siis inimesed tulevadki, on kellegi käest kuulnud, et ahah, okei, et seal tehakse seda asja ja siis tulevad sinna ütleme siis klubisse või gruppi ja seal me paneme siis näiteks praegu meil on My Challenge ja seal ongi esimene tegevus on siis 5 ärkamine, et inimesed saavad sinna postitada, kui nad hommikul on juba üleval, kui nad tahavad kohe sotsiaalmeediasse minna, siis see loob inimestele sellise eeskuju, et kui nad vaatavad, et näed, et ma ei tea, et näiteks minust palju vanem inimene või teised on veel saavad hakkama, et kuidas siis mina ei saa hakkama ja see kuidagi inspireerib inimesi ja nad võib-olla natukene rohkem on valmis pingutama selle nimel ja vaatavad, et näed, ma saingi hakkama, et see on võib-olla niisugune põhiline, et see kella 5 ärkamine, aga siis nad tulevad sinna. Loomulikult nad saavad seal väärtust ise juurde, kellel on endal mingi hea teadlikkus, nad saavad seal jagada väärtust, et eesmärk ongi nagu siis see, et me saaksime kõik üheskoos kasvada. See on väga lahe, et seal kindlasti on see kamba vaim ja selline kuuluvustunne ka, mis võib-olla aitab kaasa seda nii-öelda emotsiooni tekitada ja selle emotsiooniga võib-olla ka aitab kaasa seda varajast ärkamist, et see tuleb sinna juurde. Rääkides harjumustest, kas sul on mingisugune hommikurutiin, et sul on midagi, mis sa teed hommikuti või, sest ma lugesin natukene seda 5 AM Clubi raamatut, mis kirjutas Robin Sharma ja tema räägib seal hästi palju hommikurutiinist, et kas sul on ka midagi sellist? Kõigepealt ma ütlen seda, et kui ma täiesti aus olen, siis ma ei ole jõudnud seda raamatut veel läbi lugeda. Ma tean, et see on väga populaarne raamat, et meil siin klubis on paljud seda lugenud, me oleme isegi siin midagi arutanud seda ja neid teemasid, et ma tean, et seal on 20-20-20 reegel on ja Robin Sharma seal nii-öelda siis promob ja välja toob. Aga mina võin öelda seda, et selle aasta jooksul mul ei ole kogu aeg olnud sellist kindlat asja, vaid ma olen 3 korda oma hommikurutiine muutnud selles ajas. Ma olengi neid muudatusi teinud vastavalt sellele, et mis minu jaoks parasjagu oluline on. Ma toon lihtsalt ühe näite, et aru saada. Kui ma alustasin, siis oli minu jaoks see, et ma 5 ärkasin, oli raamatu lugemine, ma tegin mingit joogat, siis mul oli kindlasti see, et ma pidin 6 ujuma minema. Ma sõitsin kodust välja mingi, ma ei tea, 15 minutit enne 6, käisin ujumas ära, kujutasin ära, tulin tagasi, ma jõudsingi enne 7 tagasi, peaaegu tund aega läks mul ära. Ma tegin seda mingi aeg. Siis ma mingi aeg hakkasin mõtlema selle peale, et see on selline tegevus, mis ei nõua minu käest absoluutselt mingit mõttetegevust. Ja see hommikune aeg, see 5-7 on lihtsalt nii kvaliteetne aeg, ehk ma hakkasin siis asendama mingeid selliseid asju, mis nõuaksid minu käest rohkem võib-olla sellist, näiteks kui ma õpin midagi, et jääks paremini meelde, et siis ma vahetasin neid asju jooksvalt, panin näiteks hommikusse just sellised asjad, mis nõuavad hästi palju pingutamist ja õppimist. Ja siis jooksvalt on need asjad nagu muutunud ajas. Et näiteks praegu ongi siis see, et ma ei käi hommikul ujumas, vaid selle tunnikese ma õpin ühte uut ametit enda jaoks, mis on oluline, et ma selge peaga seda infot omandaksin, siis ma olen selle välja vahetanud. Et need rutiinid on nagu ajas muutunud, aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et ma ärkan 5, mulle meeldib lugeda raamatuid, et just see hommikune aeg iseendaga, ma olen raamatut, ma teen vahepeal meditatsiooni, et need ka muutuvad ajas. Siis mis ma veel siin hommikuti teen, olen joogat teinud, siis praegu hetkel on see, et ma käin jalutamas, et meil on ka challenge siis sees, et kuu aja jooksul 100 kilomeetrit, kas siis joosta või jalutada, siis mulle meeldib praegu hommikuti käia teha mingi 4-5 kilomeetrit jalutada, siin Pärnu ranna ääres siuke ring ja need on nagu muutunud natukene, aga põhimõtteliselt see 2 tundi ikkagi kulub nagu enesearendamise peale hommikuti, et siuksed tegevused, et mis on nagu just sellised olulised enda jaoks, enda aeg, nagu ütleme. Sest mul on 2 last ja üks põhjus, miks sai hakatud seda nii-öelda klubilist tegevust ka tegema, oli see, et enne mul olid kõik need asjad õhtul.
et lapsed tulid lasteaiast, võtsime nemad ära, siis üks läks 8:30 magama, teine läks 9:30 magama ja siis tuli see minu aeg, raamatud, asjad ja siis see vajus sinna kuskil 12:01 peale. Ja siis nüüd on lihtsalt see, et see kõik on teistpidi keeratud. Ma teen hommikul need 2,5 tundi need asjad ära ja õhtul, kui lapsed tulevad, siis see aeg on kõik perega ja peale seda lähme nagu magama. No, siit järgmine küsimus mul olekski olnud, et miks just kell 5, et miks mitte kell 7, et kas seal on vahet, et see 2 tundi võtta nüüd hommikul kella 5-7 või siis näiteks 7-9 või midagi sihukest, et mis see vahe seal on? No ma arvan seda, et siin on ka see, et vaata, ütleme siis inimesed, kes käivad hommikul tööl, et näiteks lähevad 8 tööle või kuskil, et siis et üks on ka see, et nemad saaksid täpselt samamoodi siis seda asja teha, et asja mõte ongi lihtsalt see, et kui sa päeval oled tööl, õhtul tuled, sul on ka pere, sa ei ole enam väga produktiivne, et hakata mingit raamatut lugema, et siis sa saad selle 2 tundi hommikul võtta enda jaoks. Ja teine asi on kindlasti see, et minu isiklik arvamus on see, et see hommikune see käivitamine, kuidas sa selle päeva käima tõmbad, sellest sõltub see ülejäänud päeva osa. Et kui sa hommikul juba loed raamatut, sul on juba head positiivsed mõtted, sa teed võib-olla mõned afformatsioonid endale, liigud hommikul ja lähed siis tööle või versus see, et sa magad poolenisti sisse, hommikus jääb tegemata, jääd hiljaks, et kuidas see päev sul siis kujuneb nagu, Ma olen täiesti nõus sellega, selles suhtes mina olen ka hommikune jalutaja ja juba peaaegu aasta aega iga hommiku mediteerin, et see kindlasti annab täiesti teistsuguse lükkepäeva, sa tuled rahuga päeva või enda kogemust, et ma tulen rahulikult päeva. Ma peegeldan juba kohe päeva alguses, mõtlen selle peale, et kuidas see päev oleks positiivne ja võtan nagu aega endale, et ma olen täiesti nõus sellega, et ja veel sellega ka, et õhtuti me oleme pidevalt või mitte pidevalt, vaid pigem väsinud, et siis uusi asju õppida on palju keerulisem väsinud peaga kui värskelt hommikul, et see on väga õige point sinu poolt, et ma olen nõus sellega. Ja ma võib-olla siin vahemärkuse teeks ka, et hästi huvitav on see, et kui sa nagu teed neid hommikurutiine, siis mingi aeg see muutub sul nagu rutiinseks tegevuseks. Ja näiteks kui sul mingi hetk nüüd jätad nädala vahele, et siis oli nagu see hetk, kus ma sain nagu aru, et mis see tegelikult tähendab, et kui hea päeva alguse andja see tegelikult oli, et nädal aega ma ei teinud, et mul tekkis siin märtsis mingi sihuke olukord, et kus ma nagu tundsin, et nagu korraks põlesin läbi võib-olla või liiga palju asju oli korraga. Siis võtsin aja maha nädalaks ja siis sain aru, et kuule, ma ei ärkanud nagu 5, ma ei jõua mitte midagi enam teha, et mul nagu läks kõik nii sassi, vaata, et siis ma sain tegelikult aru, et kui palju see hommikune ärkamine juurde andis. Et kuidas see päev nagu kujunes üldse ja kõik sellised asjad. Ma just mõtlesingi järgmisena küsida selle kohta, et kas sul tuleb ka läbikukkumisi selles mõttes, et või kas see on üldse läbikukkumine, et kui sa mõni hommik magad sisse ja siis see läheb kuidagi sealt, et kas tuleb ka selliseid asju, ja kuidas sa reageerid sellisele asjale, et kuidas sellest siis nagu üle saada, kui sa oled ka alles alustaja näiteks, et mõtled ka, et ma nüüd alustan, hakkan kella 5 ärkama ja proovin enda jaoks ka panna sellised tegevused, mis minu jaoks on olulised hommikuks. Aga no vaata, nüüd jälle ei tulnud ja nüüd jälle magasin sisse ja niimoodi, et kuidas sellest läbikukkumistundest üle saada sellisel puhul? No ma arvan siin pigem, et seda ei peaks üldse nimetama läbikukkumiseks, et juba see on nagu väga suur võit, et sa üldse nagu selle teekonna ette võtsid ja juba enda jaoks selle mõtte võtsid, et ma alustan, et siin tulebki lihtsalt silmas pidada, et me oleme kõik inimesed, et me oleme mingid robotid, et täpselt samamoodi on minul tulnud neid tagasilööke ja samamoodi nagu mainisin, oli mingi nädal aega niimoodi, et ma võtsin üldse aja maha, läksin maale, ma tundsin lihtsalt, mul oli nii palju igasuguseid muid kohustusi ja et siin on nagu see üks ohtlik asi ongi see, et kui sa hakkad hommikul neid asju tegema, siis sa vaatad, okei, ma tegin selle ära, siis tahaks nagu justkui veel võtta neid asju ja siis lõpuks võib tekkida selline oht, et sa tahad liiga palju asju teha hommikul juba. Ja lõpuks ongi see, et me, nagu me ütlesime, on kõik inimesed ja mingit maalt võib tulla ikkagi see, et sa ei saa lihtsalt ülesse. Ja ma arvan, see on täiesti normaalne, et sa ei pea hakkama piitsutama nüüd ennast sellepärast, et sa teed lihtsalt endale rohkem liiga, et võib-olla kui sa tunnedki, et sul on liiga palju asju ja võib-olla sa ei ole saanud korralikult oma uneaega täis, siis tasubki võttagi aeg maha ja mõeldagi niimoodi, et see ei ole mingi failimine, see ongi lihtsalt see, et ma võtsin korra aja maha ja lähed lihtsalt sealt edasi, et see on ka, ma näen üks sihuke koht, kus inimesed nagu ühe päeva enam ei tõuse, siis kohe nagu nullis, et okei, nüüd mina ei olegi enam varajane ärkan, et pigem ongi nagu see, et kõigil tuleb seda ette, et ma ei usu ühtegi, et sihukest inimest on olemas, kes on kõik päevad ärganud, et see on täiesti normaalne.
Ja kui rääkida sellest ka, et kui alustada näiteks varaärkamisega, et siis alguses on ju kindlasti see, et sul ei ole teada enam-vähem, et mis on sul need tundide arv, mis sa saad, noh, et see õige tundide arv, et kui palju sa pead magama, et sa tunneksidki ennast hästi, et kas alguses on nagu raske ka, et vaja sihuke, et tuleb lõunal juba uni peale või midagi sellist, et on sellest inimesed rääkinud? On. Et kindlasti on ja see, ma arvan, see on normaalne ka, et algus kindlasti on see, et me oleme soovitanud ka niimoodi, et kui nii-öelda inimene kohe ei saa 5, et siis kas või poole tonni kaupa alguses, et näiteks kui sa oled selline inimene, kes ärkab 7, proovi näiteks võib-olla 6, vaata, kuidas välja tuleb, aga arvestage siis seda, et sa pead nagu varem magama minema ja selle nagu uneaja paika saama. Et kindlasti tuleb seda ette, et nagu päeval tahaks mingit power nap'i teha, aga seal ma ka nagu soovitan, et mitte nagu väga pikka und teha, sest muidu magad päeval 2 tundi ära, siis sul jälle õhtul ei ole seda, et sa ei saa jälle õhtul varem magama. Et see on niisugune katsetamise asi iga inimese jaoks, et mul endal oli ka märtsis, nagu ma ütlesin, läks korra ikka lappama ära, et just nende kella keeramistega, et 2 korda, et üks oli siis märtsis ja teine on vist meil oktoobris, et nendega kuidagi ja muud asjad olid ka, et siis uuesti jälle vaikselt lähed nagu tagasi sinna süsteemi, et katsud jälle natuke varem magama minna, katsud natuke varem üles ärgata ja niimoodi vaikselt liigud siis sinna rutiini uuesti tagasi. Aga kui näiteks peres teised pereliikmed ei ole huvitatud nii vara magama minema, ei ole huvitatud nii vara ärkama, et võib ju seda ka ette tulla, et kuidas siis, noh, ongi näiteks see, et kell 9 magama minna võib-olla ei tule und, et kuidas ette valmistada või kuidas seda und siis saada, ei hakka ju melatoniinitablette selle jaoks võtma, et kuidas jääda magama niimoodi, et sa mõtledki, et nüüd ma alustan kella 5 ärkamist ja ma lähen kell 9 voodisse, aga siis istud ja vahid lakke kuskil 2-3 tundi, et kas sul on mingeid nippe ka, et kuidas hästi magama jääda? No ma ei tea, kui ma võtan praegu enda kogemusest, siis veel alguses võib-olla oligi nii, et kui ma ärkasin varem ülesse, kui ma alguses hakkasin seda rutiini sisse viima, siis mul oligi nagu see, et päeval oli hästi sihuke unine periood ja alguses ma nagu magasingi, sest kuidagi see taliujumine võttis ka energiat ära veel. Et me alguses tegime seda nagu päeval ja siis mulle kohe öeldi, et üks härrasmees, kes oli juba 6 aastat teinud, et no pane tähele, et tuleb päeval uni peale, onju. Et siis ma alguses nagu täiega magasin ka nagu päeval, aga siis ma võtsingi nagu teadlikult mingi aeg need ära ja nagu lihtsalt minul oligi see, et ma lihtsalt nagu kannatasin õhtuni ära, et ma ootasingi, kunas siis see nii-öelda kell 9 sai ja juba siis olid natukene silmad unised, 9:30 ma juba läksin nii-öelda voodisse ja magasin, et mis võib-olla nippe seal, üks sihuke kõige parem nipp, mis ma olen nagu inimestele öelnud või üldse selle ärkamisega seoses, kui sa tahad vara ärgata, siis on väga lihtne minna lihtsalt varem magama nagu, et see on nagu see sihuke võib-olla kõige parem nipp, kuidas magama jääda, et no ma arvan, siin on ka erinevaid mingeid praktikaid võib-olla, mida sa saad kasutada, näiteks võib-olla nagu sa enne mainisid, selleks nagu ette valmistada, no võib-olla mingi hingamine, võib-olla mingi, ma ei tea, meditatsioonilaadne tegevus või mingi heli kuulamine, mis rahustab sind natukene. Sest ma saan aru, et praegu, kui sa alustad, et väljas päike on alles kõrgele, sa lähed nagu 9:30 voodisse. Aga ma ütlen, et kui sa saad selle rutiini paika, siis sul ei ole probleemi. Ja mis ma veel nagu ise nägin selle nii-öelda une puhul, nagu mis ma ise tähele olen pannud, et ma magasin hästi sügavalt. Et kui ma sain selle uneaja nagu paika, siis mul ei olnud sellist asja, et ma nagu öösel kuskil keeraks ennast või et ma läksin magama, magasin hästi sügavat und ja see oli ka, mis ma nagu olen märkanud selle nii-öelda hommikuse 5 asja puhul nagu, et. Kui alguses kui on raske alustada, et kuidas ennast motiveerida, et seda järjepidevust hoida või et kas sina motiveerid ennast kuidagi mingit moodi, kui sa alustad, uute harjumuste alustamise mõttes üleüldiselt, et oskad sa tuua mingeid näiteid või on sul mingeid näiteid? No kindlasti enda puhul ma teen sellist asja, et ma panengi nagu, mõtestan enda jaoks lahti, miks ma seda harjumust tahan, miks see on mulle vajalik üldse. Ja võib-olla seda ka, et mis siis nagu saab, kui ma seda ei tee. Et nagu selline väike pinge sealtpoolt ka, et näiteks kui ma tean, et ma pean hommikul ärkama ja pean seda asja õppima, mis annab mulle võib-olla nii-öelda mingi lisasissetulek, kui ma selle selgeks tahan, mis annab mulle mingi vabaduse võib-olla. Et kui ma ei tee seda, siis tähendab seda, et see pikendab seda protsessi. Ja mul on olnud küll selliseid päevi, kus ma tulen välja toast ja panen telefoni helina kinni ja lähen vaikselt sinna tagasi ja lähen juba magamistuppa, panen ukse kinni. Siis mõtlen, oot, aga mis ma teen seda, miks ma ärkan täna varem, siis teen ukse lahti, tulen ikka, lähen pesen näo hambad ära.
et ma arvangi, et peaks mõtlema mingi eesmärgi selle taha, et miks sa tahad seda harjumust sisse viia, et see on kindlasti nagu aitab sellel teekonnal sind, sest muidu on lihtsalt üks päev sa nagu lööd lihtsalt käega, et noh, las ta olla, see ei ole minu jaoks. Okei, aga kas sa kasutad ka muidu mingeid tööriistu, et enda progressi jälgida, selles mõttes, et kas sul on mingid äpid või nutikell või midagi sellist, et enda näiteks und track ida, mõõta? Ma tean, et paljud vaatavad seda uneaega ja asja, aga ma olen selline nagu vanakooli inimene, et mul on selline, mida ma praegu ise kasutan, näiteks mul on võetud lihtsalt üks tühi märkmik ja ma üldse sinna kirjutan oma päeva asju ülesse. Et ma panen sinna igapäevaselt kirja endale, et mis kell ma magama läksin ja mis kell ma ärkasin. Ma jälgin kogu aeg seda 7 tundi, et vähemalt ma saaksin uneaega 7, mõni üksik päev tuleb seal 6,5 tundi, aga alati oleks see, et ma saaksin 7 tundi. Et see on see, mida ma nagu enda jaoks siis tracking kogu aeg, et mul mingite äppe ja asju nagu otseselt ei ole, aga ma tean, et paljud on kasutanud ka unefaase. Et on olemas mingi selline äpp, ma alles ühe inimesega rääkisin, et hakkab tirisema siis kell õige unefaasi ajal. Et kui sa näiteks tuled sellest sügavust unest välja juba, näiteks enne 5 võib-olla isegi, ja hakkad keerama või midagi, siis automaatselt see äpp annab nagu alarmi, ehk ta hakkab sind äratama, sest siis on sul palju lihtsam üles äratada. Unefaas on siis minu arust 1,5 tundi ja paljud arvutavad ka selle välja, ehk lähevadki sellel ajal magama, sest võib-olla siis oled ka tähele pannud, teinekord nagu ärkad ülesse, nii selge olla, ja teinekord on nagu nii raske tulla. Et ilmselt seal on ikkagi mingi tõepõhi all, aga mina nagu, ma ei ole väga, siis eeldaks minu puhul, ütleme siis 7,5 tundi vist, 6 tundi ja 7,5 tundi kuskil. Et võtta siis 5-st 7,5 tundi tagasi, minna täpselt siis sellel ajal umbes magama. Ma olen täheldanud seda küll, et mida hiljem ma ärkan, muidugi me ei räägi enam nagu lõunast magamist, on ju, nagu väga pikka magamist, aga et mida hiljem ma ärkan, et kui on nagu 8 ärkamine, et siis seda raskem tegelikult on ärgata. Et see varajane ärkamine ongi seal, minu jaoks on 6-st varajane ärkamine praeguses elus, et 6-st on tegelikult lihtsam ärgata kui 8-st. Et see on huvitav. Ma siin teen ühe üleskutse veel meie kuulajatele ja vaatajatele, et te võite täitsa julgelt küsimusi küsida, et praegu pole veel ühtegi küsimust tulnud, ju siis on kõik väga selge, aga te võite julgelt küsida, et meil on kella 6-ni, kella 7-ni webinar, et need on viimased 18 minutit, et kui te küsimusi praegu küsite, siis me jõuame kõikidele küsimustele veel vastata. Nii et võite täitsa julgelt küsida. Ja ma korra veel kasutan hetke, et sa veel küsisid, et kuidas siis lihtsustada seda ärkamist võib-olla, siis ma mainiks võib-olla siin ära, et ma kutsukski siis, kui sa tõesti oled nagu üksinda kuskile, sa mõtled, et sa tahaksid, et tule meie klubisse ja anna endale nagu võimalus, proovi, siis kõik on tasuta, meil ei ole mingit klubi või liikme maksu ega mitte midagi. Sa saad tulla selle klubiga ühinema siis lihtsalt läbi meie fännilehe, kui sa võtad 5am Club Estonia, see on meie ametlik fännileht ja seal all on siis grupid. Vaatad, seal on olemas meie grupp, kinnine grupp, paned liitu, saad gruppi tulla, näed, mis meil seal toimub ja saad siis koos meiega seda proovida. Et see, ma arvan, ka lihtsustab, et kui sa oled sellises keskkonnas ja mis on veel pluss, on see, et sa võid alati sinna gruppi postitada küsimusi, et näiteks, et jagage mingeid soovitusi, kuidas seda teha, mida teha, et grupis on inimesed, kes on näiteks 1,5 aastat sellega tegelenud igapäevaselt, hea meelega annavad tagasi, et näed, tee seda, et ära söö õhtul võib-olla kõhtu väga täis, et see ka mõjutab, et siis näiteks seedimisprotsess, et kogu energia läheb sinna, et kõik sellised väiksed nipid ja kui sa võtad ühe nipi, võtad teise, kolmanda ja saad sealt võib-olla sellist julgustust juurde, siis mingi aeg sa vaatad, et näed, olengi 5-st üleval ja minust ongi saanud hommiku inimene, et see on ka kindlasti siuke oluline. See kõlab nagu väga sõbralik ja toetav grupp, selles suhtes on väga tore kuulda, et kindlasti kõik huvilised ja ka mina ise on, nagu ma aru saan, oodatud liituma. Rääkides häkkidest ja nippidest, kas sul on mõned aja planeerimise või produktiivsuse häkid ja nipid? Ma ütlen, et ma olen ka proovinud neid päris paljusid, ma olengi pigem siuke, et kogen hästi palju erinevaid asju ja enda jaoks just nagu selgeks tead, mis siis minu puhul töötab ja praegu hetkel ma kasutan enda nagu asjade tegemiseks sellist asja nagu Powerlist, et võib-olla sa oled kuulnud sellest? Ei olegi.
Kui panna sisse Powerlist YouTube'i, siis ma ei mäleta selle härrasmehe nime, aga tal on endal olemas podcast, no inglise keeles, aga tema selgitabki seda, et mis see Powerlist täpsemalt on ja lühidalt ma lihtsalt võtan kokku, et tema siis toobki välja sellise strateegia, kus sa panedki 3-5 asja, mis sa tahad päeval ära teha, mitte rohkem, et 3 on isegi hea ja ei tee mingit to-do listi, mis on nagu lõpmatuseni. Ja siis tema nagu süsteem ongi selline, et sa paned sinna kõige tähtsamad asjad, hakkad hommikul neid tegema. Ja kui sa oled need ära teinud, siis sa ei võta mitte ühtegi asja juurde, see on sinu aeg, sa tegeled muude asjadega. Et mis on see oht, ongi inimestel see, et vaata, nad võtavad juurde kogu aeg ja ma endal olen ka, ma mäletan, mul telefonis olid to-do listid kogu aeg ja siis lõpuks oled nagu, sa põled läbi lihtsalt, sest neid ei saa kunagi otsa, sa paned sinna kogu aeg juurde. Ja siis mul on ka praegu, mida ma kasutan, et kui ma seda märkmikku iga hommikul täidan, siis mul ongi see, et see uneaeg ma panen kirja oma nii-öelda enesearengu tegevus, mis ma päeva jooksul teen, aktiivsed tegevused, oma päeva afirmatsioon, tänulikkus ja siis ma panen see päeva nii-öelda fookus on 3 asja, mis ma tahan päeva jooksul ära teha. Ja et sihukest asja ma kasutan ja see nagu toimib minu jaoks ja kui ma teengi need hommikul kohe ära, võib-olla mingi kella 10 või 11, siis ma ei võta mitte midagi, mul ülejäänud päeva on siis nii-öelda oma see aeg, mis ma tahan teha, kui mul on parasjagu nagu vaba aeg, et see nagu on sihuke päris huvitav, mis toimib minu jaoks. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult tuleb jah aru saada, et töö ei saa ju mitte kunagi otsa. Et seda on lõpmatuseni ja seda võibki lõpmatuseni teha, aga et tegelikult panna need olulised asjad kirja niimoodi ja teha plaanipäraselt, see on väga lahe. Kas sul on mõned raamatusoovitused? Oled sa raamatulugeja? Ja ma olen päris tihe raamatulugeja ja need raamatu, ütleme, valikud on ka jälle ajas muutunud, aga ma kindlasti soovitan, et kes plaanivad näiteks seda varajast ärkamist, siis mõtlen, mis selle raamatu nimi nüüd oli. Imede hommik. Imede hommik on üks selline raamat eesti keeles olemas, sihuke mitte väga paks, kus räägib täpselt samamoodi nendest varajast ärkamist, annab erinevaid nii-öelda selliseid huvitavaid ideid, kuidas paremini üles saada, et panna telefon teise tuppa, et hommikul sa pead teise tuppa minema, et sa juba tuled voodist välja. Et seda ma kindlasti soovitan. Ja loomulikult see Robin Sharma raamat, ma ei ole ise veel selleni jõudnud, aga need on üks 2 raamatut, mis lähevad väga hästi selle teemaga kokku. Siis võib-olla, mis siin võiks veel olla, ma praegu mõtlen. Üks on üks väga hea raamat oli harjumuste osas, ma praegu ei tule see nimi meelde. Üks on aatomharjumused on harjumuste kohta, ma tean, seda mina ei ole lugenud, aga ma olen kuulnud, et on seda väga... ma ka ei ole lugenud, aga compound effect on äkki ta nii-öelda. Et see on ka nagu, et kuidas siis niisugused väiksed tegevused, et inimesed tihti peale tahavad kohe hakata nagu trenni lähed, sa tahad kõiki asju tegema, aga võtta nagu pisikesed asjad. Pikas perspektiivis ongi need, et need väiksed asjad nagu muudavad su need harjumusi. Et see oli ka selline, mis oli hästi huvitav, mida võiks nagu soovitada. Selle compound efektiga on huvitav veel see ka, et see on nagu nii matemaatiliselt seletatav, et kui sa panedki 10 korda 0,9, siis sa näed tulemust, aga kui sa paned 10 korda 1, siis sa näed hoopis teist tulemust, on ju, et see on niivõrd suur muutus, et on nagu nii minimaalsel vahel nii-öelda on suur muutus. Meil on vahepeal tulnud küsimusi. Janek küsib, et miks on klubi nimi 5 AM Club, mitte näiteks varajast ärkajate klubi? See on hea küsimus, et miks on varajast ärkajate klubi ei ole. Ma ei tea, see kuidagi sai nagu, see idee tuli sellest, et hakkasime 5 ärkama ja kuidagi saigi 5 AM Club. Ma mäletan, me otsisime veel, kas Eestis on selliseid klubisid. Ja ei olnud nagu sellist ametlikku klubi ja siis kuidagi sealt see mõte tekkiski, et eks mõte on ka nagu selles mõttes, et kunagi võib-olla liikuda, miks ta nagu 5 AM Club Estonia on võib-olla kunagi, kes teab, kolin üldse Hispaaniasse, et siis ka väike selline brändi mõte, et võiks ju seal luua siis 5 AM Club Spain või Hispaania või midagi, on ju, et kuidagi selle järgi võib-olla sai. Kuigi samas me kutsume seda kella 5 klubiks ise nagu, et
kas teistes riikides, ma sain ise ka tegelikult aru niimoodi, et see on teistes riikides on ka 5 AM Club ja siis sa tegid Eestis selle 5 AM Clubi, aga nagu ma aru saan, siis see on pigem nagu ainulaadne. No, ma ütlen, kui ma vaatan ringi, siis Eestis on olemas mingid Facebooki nii-öelda nagu lehed või grupid, kus inimesed nagu saavadki liituda, et seal on ka siis nagu, et ärkavad inimesed, aga võib-olla ei ole nii sügavat klubilist tegevust, et nagu näiteks meil on, et me ikkagi tuleme siin paari nädala pärast välja oma kodulehega ja ikkagi nagu üritame seda projekti nagu suuremaks kasvatada, et inimesed nagu, keda see nagu elustiil huvitab, sest ei ole lihtsalt see, et ma üks kuu ärkan, vaid ongi see, et ma terve elu lõpuni ärkan, et ma muudangi oma need rutiinid ümber ja hakkangi hommiku inimeseks, et siis oleks ka tulevikus olemas tööriistad, et kes teab, et võib-olla mingid äpid loome veel ja kõik sellised asjad, et eks see nagu aeg näitab. Ja see on väga huvitav, et sa ütled ise ka, et hakkan nagu hommiku inimeseks, et üldiselt nagu nii nagu mina olen õppinud, on see püramiid, on ju, et kus muutused tekivad nagu identiteedi tasandil, on ju. Et kui sa identiteedilt oled hommiku inimene, siis hommikul ärkamine on ka äkki lihtsam, kui sa pead ennast hommiku inimeseks. Et huvitav näide oli enne ka veel see, et sa tõid, et ma ei ole hommiku inimene, on keegi öelnud, on ju. Et siis ongi keeruline ärgata, kui sa ütled ise endale, et ma ei ole hommiku inimene. See oli väga huvitav. Et ma ise arvan, et see ongi nagu siuke, paljud muidugi naeravad selle, aga ma arvan, see on siuke müüt, et see ongi nagu pigem see, et sa oled iseendad sisestanud juba, et ma ei ole hommiku inimene. Ma toon siin ühe lihtsa näite näiteks, et minu elukaaslane, minu naine, Anastasia, kui mina alustasin seda nii-öelda teekonda, hakkasin hommikul ärkama 5, siis nüüd tema nagu räägib mulle seda, et ta vaatas kõrvalt, et kaua ma seda nagu jaburtust teen siis. Ärkan hommikul, lähen ujuma ja mingi hetk oli siis see, et ta hakkas ka samamoodi, tuli kaasa, et vaatab, kes seal ujumas käivad siis hommikul. Tuli kaasa hommikul, vaatas, et seal veel mingid naisi ujub, täitsa, ma proovin ka ära, kuigi hullult selline, kes kardab külma, magab talvel mingi 3 tekiga, ja ta ei olnud ka hommiku inimene, ta ärkas mingi võib-olla 8 paiku. Nii, ja kogu aeg vaatas, mina lihtsalt tegin, oli nagu eeskujuks, ma nagu paar korda üritasin teda ka võib-olla natuke survestada, aga siis ta kohe nagu tõmbas nagu kaitsesse ja siis ma mõtlesin, okei, et ma ei survesta. Ja täna on see, et me ärkame hommikul koos, küll mitte kõik hommikud, käime hommikul jalutamas, ta käis ujumas, et täpselt seesama näide, et ma ei ole hommiku inimene, ma ei ole inimene, kes läheb külma vette, sest ma kardan külma. Et kõige minust rumalam on see, et sa ütled, et ma ei ole see, aga sa ei ole endal seda võimalust üldse andnud, sa ei ole proovinud. Ja. Eglelt on ka küsimus, et mis on Argo järgmine suurem väljakutse? Ahah, okei, see on ka hea küsimus. Kusjuures mul on olnud juba mingi viimased paar nädalat üks mõte ja ma võib-olla siis siin avalikustangi, räägin sellest, et kuna me teeme seal iga üle kuu teeme neid ühis-challenge'id, meil on seal erinevad asjad, mis me teeme seal, kõndimised, jooksmised, karastamised, inimesed saab proovile panna ja siis ma just mõtlesin kuskil siuke nädal aega olen mõelnud ja täna just naisega ka rääkisin, et võiks teha midagi sellist, mis on nagu tugevalt mugavustsoonist väljas. Ma tean, et üks minu nii-öelda selline võib-olla hirm, mis paneb mu südame põksuma, on näiteks langevarjuhüpe. Ja ma just mõtlesin, et kui meil järgmine challenge tuleb nüüd juulis, et siis hästi äge oleks ju teha see, et kõik, kes klubis on, et lähme teeme näiteks hommiku kella 5 hüppame kuskil langevarjuga alla, mingi tandemhüppe, kus päike tõuseb. Et see mul niimoodi, et mul praegu kohe tunnen süda käib, et see on nagu suke, mida ma ei julge teha, aga ma tean, et see kindlasti, see ületus võtab mingid blokeeringud maha ja mingid siuksed asjad ja viib kohe nagu next level'i peale, ma arvan. Ja just juba see kirjeldus sul, see ettekujutlus, mis mulle tekkis sellest, see juba on väga äge. Päikesetõusul hüpata tandemhüpet on väga kindlasti väga äge. Nii, praegu küsimusi rohkem ei ole. Ma küsiks ühe viimase küsimuse, kui meil kuulajatelt ja vaatajatelt küsimusi rohkem ei tule, siis kui sa peaksid pakkuma ainult ühe nõuande, ühe kõige olulisema nõuande enda harjumuste muutmiseks, siis mis see oleks? Ma võib-olla ütlekski siis selle, et kui sa nii-öelda võtad selle teekonna ette, selle harjumust, et ükstapuha, mis harjumus on, sa tahad selle sisse viia, siis esimene asi ongi siis see, et mõtle seda enda jaoks lahti,
et miks sa tahad seda harjumust sisse viia, et kui oluline see sinu jaoks on, sest see raske aeg on tulemas, usu mind. Ja kui see raske aeg tuleb, siis võib-olla mõtle nagu selle peale, et kas see keha annab sulle märku või on see nagu mõistuse poolt tulnud selline sõnum, sest väga tihti on see, et ma näen, et inimesed räägivad, et noh, kui ma hakkan mingit harjumust sisse viima, räägivad seda, et okei, et ma kuulan oma keha, siis tihtipeale on ikkagi see, et see on nagu mõistuse hääl, et selles mõttes, et okei, et see ei ole sinu jaoks ja et ma ei tea, sa ei saa sellega hakkama, et siis see on ka oluline, et vaata, kas mõistus mängib sinuga selles mõttes kui vingerpussi. Et hästi tihti ma näen, et inimesed annavad alla just selles olukorras ja teine ongi siis see, et miks sa tahad seda teha, võib-olla need asjad on mind saatnud nagu sellel teekonnal ja ma olen suutnud saada varajaseks ärkajaks, ma olen suutnud väga palju uusi tegevusi tuua enda hommikusse, varajasse hommikusse ja see on mind nagu saatnud väga hästi. Väga lahe. Meil hakkab saama kell 5 minuti pärast 7. Ja kui kellelgi on veel kiire küsimus, siis me ühe kiire küsimuse veel jõuame lõpuks teha. Kas sul on, Argo, veel endal midagi, mida sa tahaksid jagada? Veel enne? Las ma mõtlen. Võib-olla ma räägiks, kui veel siin lõpuni aeg on natukene, mida ma olen siis enda kogemusest nagu tähele pannud, et näiteks mis mina olen kõige rohkem, paljud on küsinud mu käest seda ka, et mis see klubiline tegevus on, mis see kõige rohkem mulle andnud nagu. Siis kui ma mõtlen seda rohkem kui aastat aega tagasi, kus me oleme seda asja teinud, siis oma isiksuse tüübilt võib-olla olen ma niisugune hästi püsimatu hing, et mul ema on ikka rääkinud väikse pärast, ma tegelesin 100 asjaga, ma olin seal, igal pool tegin ja minu jaoks on olnudki see, et kui ma ennem olen teinud hästi palju asju ja ma olengi nagu ära tüdinenud ja ma ei ole suutnud nagu järjepidevalt teha, siis see Kella 5 klubi on õpetanud mulle seda enesedistsipliini, seda järjepidevust, et nagu ma ei tea, nui neljaks, et noh, ma ei tea, tuleb, kui raske aeg tuleb, aga ma nagu teen seda, ma viin selle harjumuse sisse. Et selle üle ma olen nagu hästi tänulik, et ma olen selle asja nagu enda jaoks omandanud, et see on võib-olla üks asi, mis ma siin ära mainiks. Ja mis võib-olla veel siis? Praegu nagu rohkem nagu ei tulegi ette, et mida võiks veel siin mainida. Tegelikult me oleme juba nii palju saanud sinult huvitavaid mõtteid. Ma ei saa tegelikult kuulajate ja vaatajate osas öelda meie, nii et ma saan öelda ainult mina tegelikult praegu, aga ma tahan sind tänada, Argo, et sa tulid ja rääkisid täna enda lugu ja vastasid minu miljonile küsimusele ja suurepärased vastused. Ma tõesti tänan sind ja loodan, et suhtleme varsti. Ja kõik, kes siis soovivad Kella 5 klubiga liituda, siis liituda sai kus kohas? Ja meie fännilehel 5am Club Estonia on fännileht ja kui sa sealt valikust võtad, kus on üritused, asjad, seal on grupid, võtad grupp, seal on grupp ja grupiga liitu ja sealt leiab meid ja varsti ka läbi siis kodulehe on võimalik, eks me siis teeme reklaami. Aga võid meie fänniks hakata ja siis sa näed jooksvat, mis meil toimumus on, meie üritused, asjad ja tule ja lihtsalt viska pilk peale ja siis saad juba otsustada, kas siin on midagi sinu jaoks või ei ole. Suurepärane. Aitäh sulle ja aitäh teile kõigile, kes te kuulasite meid täna ja ilusat õhtu jätku. Ja, tšau. Tšau.